Sel esmaspäeval tutvustas HTC One Maxi, mis on üsna suur telefon. Sarnaselt One Minile on seegi maikuus tutvustatud lipulaeva HTC One eriversioon. Alumiiniumist kest, väga hea kvaliteediga LCD ekraan, Snapdragon 600 kiibistik ja valgustundlik ultrapiksel kaamera. Kõik see ning enamgi veel on alles jäetud. Suur uudis on aga sõrmejälje lugejal ilmumine telefoni tagaküljele. Võib-olla alustati One Maxi arendust enne iPhone 5S, kuid kasutusmugavuse suhtes pole Maxist viimasele paraku vastast. Turvaluku kasutamiseks tuleb esmalt voolunuppu vajutada, eemaldada seejärel ekraanilukk ja alles siis tuleb sõrm sirgelt ja sujuvalt üle musta ruudu tõmmata. Niisama paigal hoidmisest ei piisa. Ühe käega on see raske, üldjuhul tuleb telefon ümber keerata ning juba poole päevaga muutub selle kasutamine tüütuks. Tarkvara pole HTC oluliselt muutnud. BlinkFeedi, mis esitab kokkuvõtte sotsiaalvõrgustikest, saab nüüd välja lülitada ning lisatud on uusi infoallikaid. Menüüd on üldjuhul kiired. Rakendused ei hangu ning HTC 2 juhtnupu kasutamisega peaks igaüks hakkama saama. Huvitaval kombel on HTC Maxist eemaldanud optilise pildistabilisaatori. Konkurentidest suurem sensor teeb siiski pimedas väga head pilti ning see on sõõm värsket õhku megapiksli rallis. One Maxil on ka eemaldatav tagakorpus, kuid 3300 mAh aku on kindlalt telefoni küljes. Seda eemaldada ei saa. Uuel võimalusel on ka puudujääk. Nimelt jäi meie käes olnud telefonile tagapaneeli ja seadme vahele väike pragu. Positiivse poole pealt võib esile tuua Boom Sound stereokõlareid, mis on keskmisest oluliselt valjemad. HTC One Max on suur. Selle 5,9 tolline ekraan nõuab 2 kätt ja 217 grammine kaal ei jää märkamata. Sellest hoolimata on ta arvestatav konkurent tahveltelefonide kategoorias. Kui sulle meeldib kvaliteetsem üldilme ja puhtamad menüüd, siis on novembri algul Eestisse jõudev HTC arvestatav konkurent Samsung Galaxy Note 3-le.